tere tulemast minu uute vlogi. Täna on meil plaanis minna Poola sellisesse linna nagu Szczecin, mis on siis Saksamaa piiri lähedal ja me alustame oma sõitu Greifswaldist. Nii et me ootame nüüd oma rongi. Me jõudsime nüüd Pasewalki. See on väga selline väike koht siin, jah. Meil on vaja osta mingisugune Grenzfahrtkarte selleks, et Poola minna, sest muidu me saame selle Deutschland tiketiga sinna. Aga kuna see on mingi teises riigis, siis seal on vaja seda mingit lisaasja ja me nüüd üritame, kas me saame seda siit osta. Okei, me ei saanud selle pileti ostuga praegu hakkama, nii et me lihtsalt vaatame siis rongis, kas me saame rongist osta, sest tegelikult Deutsche Bahni lehel on kirjas, et seda peaks ka saama rongist osta. Me nüüd jõudsime Poola ehk Stettinisse või Szczecin. Ma ei tea, kuidas see eesti keelde tõlgib. Ja kusjuures siin peaks olema umbes 400 000 elanikku, nii et see isegi ei ole nii väike linn. Nüüd me lähme otsime mingisuguse kohviku. Meil on välja valitud ja teeme väikse brunchi. Muidugi on ka siin Bolt. Valgusfoorid vilguvad, nii et approved. Me lähme vaatame nüüd sinna Crazy Croissanti. Oh my god, see näeb nii hea välja. Ma arvan, et ma võtan selle croissanti. Järjekordne teistest. Kuidas ma seda sööma peaksin? Mulle meeldib see, et nad andsid kahvli ja noa kaasa. Juba kukkus maha. See on hea. Seda tasub kindlasti proovida. 80. Ma küll ei ole kõike jõudnud siia veel proovida, aga nagu mulle meeldivad marjad, croissant, see, vahukoor. Perfect. Ma nüüd naudin seda edasi. Tulime nüüd kuhugi kohalikku kohta. Ma ei tea, mis asi see on, mis selle nimi on. Aga see on mingi selline asi. Minul on lihaga, Elinil on sente ja juustuga. Praegu ma lähen seda ainas siin. See on väga rasvane. See on nagu ponšik, aga soolane. Ma alles nüüd näen seda liha. See on täpselt nagu see lihapirukas, mida sa saad ka Eestist, mis on nagu selle koorikuga. Nagu see veits rasvasem versioon. Ma olen seda suht palju juba söönud, sest mu vanema vanaisa ostavad tavaliselt alati. Nii et see on hea. Aga selline 70, sest see on väga rasvane. Väga huvitavad püreed. Koogipüreed. See on just pilt. Ka mul maksmiseks vaja seda. Väga armas, cute. Vana teater. Me jõudsime vanalinna. Väga nunnu näeb juba välja. Me jõudsime nüüd siia vee äärde. Siin on äkki jõgi. Ja siin on nii palav, et ma olen lihtsalt praegu kõlapealtega ja mul on reaalselt kampsun ja jakk, nagu milleks täna on reaalne suvi. Ja ma ei saa aru, kuidas Elinil soe ei ole. Palav, nagu ma reaalselt ma sulan juba praegu. Hartilaev. Suht vaeb, okei. Tellisime nüüd Bolti, sest ma ei jaksa tagasi kõndida mäest veits üles sinna söögikohta. Ja see oli mingi 3:30. Meie toit on nüüd lauas. Ma võtsin borši ja pannkoogid. Sa võtsid nuudli, mingi tomatisupi ja pannkoogid. Ja see oli siin alla 5 euro. Ma ei saa panna paremat setupi. Proovime Poola borši. Siin on oad vist sees. Ma pole kunagi näinud, et borši sees on oad. Täitsa hea. Me eelistaks, kui uba tasemel oleks liha. Aga muidu ma annaksin sellele täitsa 70. Proovime nüüd ka pannkooke. Ma ei saa neid teile väga näidata, sest statiiv ei ole väga, või nagu see ei ole statiiv. See on koos mingisuguse kohupiimaga ja maasikamoosiga. See kohupiim on nii tüüpiline. Selline hea kodune amps. 80.
Eestis on iDeal, siis siin on iDream. Siin on barbijäätised. Barni tuleb minuga igatahes kaasa. Kaotasin Elin ära vahepeal. Väike jäätis või väike kohuke Lidlist. Imeline. Kahjuks ma ei leidnud seda juustujäätist, nagu seda reaalselt ei ole ei Saksamaal, seda ei ole Poolas. Mul on tunne, et see juustujäätis, mis Lidlis praegu on populaarne, see on ainult Eestis saadaval. Me nüüd jõudsime tagasi rongi ja see on täiega täis ja siin olid inimesed nagu loomad, kui kõik, kes sisse tahtsid tulla. Nagu siin trügid ja siin oli reaalselt mingi naine, kes hakkas lihtsalt läbi inimeste trügima kohe, kui sisse saadi. Ja siis ei lastud isegi rongi töötajad välja rongist. Inimesed, what? Aga anyways, me saime õnneks istuma ja nüüd me sõidame siin mingi 40 minutit. Elin, kas sa tahad ka öelda midagi? Kuidas oli Poola? Kuidas oli Štetti? Ma jäin ka rahule, väga armas selline Poola väiksem linnake, kuigi see ei olnud isegi nii väike. Hea, odav toit, nagu mitte midagi ei ole nuriseda. Maksime enda selle Grants-ticketi eest ja siis minu oma lihtsalt ei tulnud õigesti sealt masinast välja. Ja me jõudsime jälle nüüd siia Pasevalki, mis on kuskil reaalselt täiesti X kohas. Ja ma ei saa sellest ikka üle, miks siin ei ole mitte ühtegi Bäckeraid või midagi, sest siin toimuvad ümberistumised, suht paljud nagu tulevad siin alati maha, mingi ootavad rongi. Peame 40 minutit ootama enda järgmist rongi, tagasi Greifswaldi saada. Ja ma ilmselt hakkan enda KFC kohe sööma. Ma ostsin Poolast selle hea, mingi päikesekreemi, mis on mingi instant bronzer või midagi sellist. Ja kuna me oleme siin praegu päikse käes, siis paneme peale seda. Miks mitte sellest teha üks timelapse? Let's go! Ruuniks, 2. juuniks. Meil on veel 2 päeva aega. Teades kasutage ikka päiksekreemi on ju, muidu saate põletuse. On see üks asi veel, meil on praegu tähistamine, sest mul täitus 100 subscriberit YouTube'is, oh my god. Thank you. Nagu, see on actually lihtsalt mu selline goal. Et kui 100 subscriberit saab, siis on juba nagu hästi. Nii et jaa, saate edaspidi ka veel vlooge. Palju reisivlooge. Oh my god, see reaalselt isegi välgutab ju. Okei. Ma eelmisel aastal ütlesin oma Snap-vlogis ka, aga reaalselt see rongipeatus näeb välja nagu Haapsalu rongipeab minu arust. Ja nii, ma ütlesin, et Straalsund ja mul on 40 minutit järgmise rongini. Ma üritan kuskilt süüa leida. Nii, ma ostsin nüüd siis ühe mingi frantsbröötsini sealt kuskilt biopoest, sest siin ei olnud just väga häid Bäckeraisid juures. Ja siis ma ostsin ka 2 kanaburgerit veel Mäkist, sest mul on lõunasööki vaja rongidesse. Järgmisena ma sõidan nüüd Rostocki ja siis Rostockis ma pean veel ümber istuma ja siis ma sõidan tagasi Hamburgi. Seal on ka ilusti näha Rostock Hauptbahnhof. Letzte Ansage. Alle Fahrgäste, die keinen Sitzplatz haben, außer Mütter mit Kindern, verlassen bitte den Zug, sonst wird die Polizei das regeln. Ma ei ole veel mitte kunagi nii täis rongiga sõitnud. Reaalselt see oli nii puugust täis, et Schwerinis ei saanud enam inimesed isegi peale tulla ja välja minek sealt. See oli täiesti omaette tegevus praegu. Seal oli nii palju inimesi, kõik istusid põrandal. Ja see on siis Saksa rongide reaalsus. Ma jõudsin nüüd tegelikult juba päris ammu koju ja siis ma käisin juba pesemas ja nii edasi, aga ma mõtlesin, ma teen väikse update'i, et nüüd ma koristan ilusti kööki, ma jääb prügi välja või kõik. Aga jaa, muidu ma jätkan seda vlogi ilmselt teisipäeval, kui on aeg minna Tate McRae kontserdile. Mõtlesin, panen jälle need 2 asju oma vahel kokku. Tere hommikust, nüüd on käes teisipäev, 3. juuni ja täna on Tate McRae kontsert Hamburgis. Ma olen nii excited. Reaalselt the fact, et Tate McRae motiveerib mind nii palju lihtsalt, et ma ärkasin varem üles selleks, et ma saaksin alustada tööd varem, et ma saaks ka tööpäeva lõpetada varem, ma saaksin rohkem ennast Tate McRae'ks valmis panna. Igatahes ma nüüd söön oma imelist hommikusööki ja siis hakkan tööle. Sorry.
vahepeal läks nii kiireks, aga we are ready now. Me nüüd ootame bussi ilusti. Reaalselt nii soe, mul on palav selle jakiga. Aga yes, very excited. Nii, ma sain oma mürtsi kätte nüüd. Kõht tuleb ka ikkagi täis süüa. Bratwurst it is. Aga ma ei ole mitte kunagi nii lähedal lavale istunud. Meil on nii palju aega veel, et ma ei tea reaalselt, mida me teeme nii kaua. Mul on tegelikult urge tantsida siin mingit teititantsu ja seda filmida, aga ma ei julge. Võib-olla pärast kontserti. Mis asi see oli? Reaalselt ma arvan, et see kontsert läheb golfplayst ette. Nii et see oli kõige parem kontsert, kus ma kunagi käinud olen. Ja ma ei tea, kuidas ma homme peaksin tööle saama, ilma et mul oleks mingisugune täielik depressioonilaine peal. Ma arvan, et ma pean panema selle date'i mürtsi selga selleks. Nii jah, kuidas oli? Ta on väga ilus. True, ta on slay. Nagu I love date. Ma armastan tema tantsukreike, tema tantsijad. Kõik on perfektne. Kuna meil on kontsert ja me ei taha rongipeatusse jalutada, siis peame nüüd minema sinna bussile saada. Aga noh, eks näis, millal me sinna lõpuks saame. Me nüüd ootame, et me saaksime bussi. Post! Ma jõudsin nüüd koju ja oh my god, see esimene vee saamine, nagu mul oli küll vesi seal, aga see ei olnud piisav. Ja mis asi see kontsert oli? See oli imeline, see oli perfektne. Ma juba ütlesin enda emotsioone niikuinii. Ja nüüd ma chillan enda selle Tate McRae mürtsiga siin ilusti. Ja hakkan ilmselt Insta story'sid tegema. Nii et saate minna vaatama neid. Ma loodan, et teile meeldis see vlog, siis see väike Poola tripikene ja nüüd see Tate McRae ka siia otsa veel. Ärge unustage mind TikTokis followda ning pange ka siia kanalile YouTube'is subscribe ja videole ka like, kui teile meeldis. Ning näeme juba järgmises videos.